1944. aasta alguseks jõudsid teise maailmasõja lahingud uuesti Eestimaa piiridele ja inimestel süvenes järjest arusaam, et uus Nõukogude okupatsioon on kohe-kohe algamas. Inimesed, kes olid kogenud Nõukogude okupatsiooni juba 1940–1941. aastal, said aru, et uutest repressioonidest ei ole pääsu ja paljudele tundus, et ainus võimalus oma lähedaste elu säästmiseks on kodumaalt vähemalt ajutiselt lahkuda ja loota, et Eesti Vabariik uuesti pärast seda taastatakse. Nii algas 1944. aasta kevadel inimeste aktiivsem pagemine esialgu Põhja-Eestist ja Virumaalt, kus rinne Narva all ligemal oli. 1944. aasta suvel jõudis rinne Eestis järjest ligemale Tallinnale ja suve lõpuks oli enamikele inimestele selge, et Eesti langeb Punaarmee kätte nii ehk naa. Küsimus oli vaid ajas, millal see juhtub. Kuni selle ajani püüdsid kohalikud Saksa võimud tagasi hoida eestlaste kodumaalt pagemist. 1944. aasta augustiks oli olukord aga jõudnud sinnamaani, et ka kohalikud Saksa võimud tunnistasid, et võib-olla küll ajutiselt langeb Eesti Punaarmee kontrolli alla ja hakati ka ametlikult pakkuma võimalust inimestele Saksa laevadega evakueerumiseks, et minna Saksamaale. Kui sakslased hakkasid taanduma ja enam-vähem kõik teadsid, et Eesti Vabariigist ei tule midagi välja, vaid et venelased tulevad uuesti sisse ja hirm venelaste eest oli see kõige suurem. Minu nimi on Hando Kask. Ma olen sündinud Tallinnas 1938 jaanuarikuul. Me hakkasime põgenema, oli ju võimalik minna kas Soome või Rootsi või Saksamaale. Võimalik ja võimalik. Soome ei julgenud minna, sest Soome oli väga Vene Moskva paela otsas. Rootsi põgenemine oli põhiliselt need, kellel olid paadi ja kaluritega ühendust. Nagu mingid reguliaarselt laeva ei läinud ju Rootsi üldse, see olid kalapaadid, kes viisid inimesi. Reguliaarselt oli ainult Eesti rootslasi, kes viis, mida riik viis ära. Ja meie põgenesime õnneks mitte selle kõige suuremal kaosel septembri lõpus, vaid augusti lõpus, sest isa sai tulla Tallinnasse, et vaadata seda Pitka armee sündi, et kas sellest tuleb midagi välja. Oli saadetud kohe Tallinnasse. Ja siis ta aitas meid laevale, ta oli sadamas ja siis ta jäi ise Tallinnasse alles, sest ta ei tohtinud ju midagi teha muud. Ja jäi alles, kuni venelased tulid sisse, ta jäi venelaste selja taha ja põgenes sealt kauge läbi metsade ja Saaremaale ja sealt läks üle Lätti paadiga ja siis tagasi Saksamaale siis lõpuks. Mu vanemad palju rääkisid, et sõda ja kes nende sõpradest oli ära surnud või tapetud ära või perekond läks kaduma ja mees võeti, isa võeti ära ja siis lapsed taheti ära võtta. Ja minu nimi on Külliki K. Sprenk-Steen ja ma olen praegu 84-aastane ja kui me Eestist ära tulin, olin ma 5-aastane ja nüüd olen praegu Eestis tagasi 79 aasta järele. Ma ei ole siin olnud
79 aastat, mõtle, see on rohkem kui eluaeg. Ja nii olid Eesti poisid ei tahtnud olla venelastel ega sakslastel ja siis mu isa oli neid aidanud, et teinud neil operatsiooni. See pimesoolik on väga kerge välja võtta. Ma ei tea, kui palju isa tegi, aga ta nii mõnikord ütles ja sellepärast mu isa kartis, et kui venelased teda kätte saavad, siis ta on kadunud. Hilja öösel tuli üks veoauto ja tuli välja, et mu isa oli nii altkäe maksnud ühel mehele, kes töötas haiglas ja need sõidavad selle veoautoga ringi ja et tema oli altkäe maksnud talle, et tule suure veoautoga ja võta meid Tallinnasse. Ema, isa ema, mu vanaema Jenny, mina ja mu õde, kõik oli pime, me ei tohtinud häält teha üldsegi ja ma usun, mu isa andis meile kõigile palderjaali lastele, et me magame. Ja siis mu õde jäi vait, ei nutnud enam ja siis magas ja siis ma vaatasin, et mul oli väga ebamugav olla, et ma olin liiga pikk 5-aastane ja siis ma panin oma pää kellegi sülle ja jalad teise inimese sülle ja siis ma jäin magama ja me sõitsime terve öö paistes, et ja ei olnud tulesi. Ei tohtinud häält teha ega tule teha ja aegamööda see veoauto sõitis, et ta ei teinud häält. Sellepärast, et kui venelased olid juba nii metsas ja lasid püssiga ja oleks nad leidnud meid, kuulnud, siis oleks meil läbi olnud kõik. Minu isa oli suurlaeva omanik, tal oli enamus reisijate laevatotja käes. See suurlaev, mis oli see, käis kogu aeg Soome vahet ja pisikene käis. Siin on tema esimene laev, käis Hiiumaa ja Rohuküla vahet ja sellega ta tegeles, kuni venelased tulid ja siis ühel heal päeval tuli papa koju ja ütles, et nad viskasid mu välja ja võtsid laevad kõik üle, nii nagu see tavaliselt juhtus Eestis, mitte ainult meie peres, vaid paljudel. Ma olen 4 halbu ja sündinud Sergu ja minu sünniaeg on jaanuar 14 1922. Ja siis ma sain head tööd Harjud enam 12 turukorralduse valitsuses oli see nimi. Siin oli Sergu Pennu, tema oli minu, kas oli kaugelt sugulu või igatahes minu isa juures oli kontoriametnik. Ma läksin selle Sergule viima toitu, mõtlesin, ma annan, hirmutan talle, annan 3 kõvat uksekella talle ja uks läks lahti ja igas nurgas oli Saksa sõdur püssiga ja mind pandi sinna kesktuppa seisma ja siis viigi mind ülkesuutega. See oli Vabadusväljakul oli suur lokaal. Viidi sinna sisse ja sealt viidi mind õhtul Patarei vanglasse ja seal ma olin augustikuuni. Sain niisuguse kaubaga välja, et ma pean iga nädal ennast üles andma, et ma olen siin. Ja siis hakkasid inimesed Saksamaale minema, põgenema. Ja kuidas öelda, mina muidugi nende hulgas, siis ma läksin, võtsin ühendust
ühega, kellel on laevad. Ja siis üks laev läheb Saksamaale. Ma ütlesin, ükskõik kus kohta läheb. Me tulime, aastal olime 10-aastane, kuigi me pääsisime sellest küüditamisest. Aga saime teada, et meie emapoolsetel sugulastest Narvas viidi minema algul küüditamisega tema üks tädipoegadest, ta oli ohvitser majori kraadis veel, ja teine tema tädipoegadest oli ka ohvitser majori kraadis, arreteeriti hiljem ja kadus. Kui sakslased olid saabunud, siis vasti kutsuti minu isa politseisse, ma ei tea, mis politsei see siis oli, ja näidati talle ühte nimekirja, kus selgus siis, et me olime määratud maha laskmisele kogu perega, enne kui nad lahkuvad linnast sakslaste tulekul Haapsalu lossiplatsil. Me lahkusime Eesti pinnalt sel päeval, kui mina sain 16-aastaseks, minu sünnipäeval. Ja minu nimi on Paul Laan ja mul on sündinud 28. augustil 1928. Ja ma sündisin Narvas. Siis räägiti tihti, et rahvas põgeneb paatidega. Ja me seda kuulsime ja ka minule ei räägitud palju, aga ma sain natuke aru, mida räägiti, millest räägiti. Ja ühel päeval tuleb isa, see oli siis augustis, me läksime juba märtsis paralõppa, augustis ja linnast, ta elas ju linnas edasi ja teatab meile, et järgmise päeva õhtul me lahkume paadiga Rootsi. See on kõik juba ette määratud ja hakake kohe midagi kaasa saab võtta, igaüks ainult ühe kohvri ja tuleb kohe minge, sõitke linna, tulge ja hakake pakkima. Kõigil oli meil arvamine, et me ainult põgeneme korraks, me tuleme peagi tagasi. Pakkisime ja siis tuli teade, et sõit on üks päev edasi lükata, tuleb hoopis järgmisel õhtul. Nii et me olime siis emaga edasi linnas ja vennaga ja mina veel sain oma ühe sõbraga kokku, kellega ma tihti koos olin kooliga vennaga, kes oli ka mu pinginaabriks vaja olnud. Ja meie saime kokku ja mina ei hoidnud seda saladust endale, rääkisin temale ära. Ja siis oli niiviisi kokku lepitud, et ainult meie tuleme, isa ei tule seekord kaasa. Ja paat tuleb Rootsist. Nii et õhtul pool pimedas juba pidime siis meie kogunema jaama ligidale, Haapsalu jaama ligidale, ühte kohta seal, kus juba mets algab. Siis tuli üks suur veoauto ja pandi meid siis sinna auto peale. Ja siis sõitsime, juba hakkas pimenema, sõitsime pimeda metsa kusagile randa, väljaspool linna, millist kohta ma ei tundnud varem. See paat ei olnud veel tulnud, vaid me pidi viidama siis väikese paadiga ühte väikse saare peale väljaspool seal merel, mille nimi oli Liiasaar, üks pisike saar, kus peal oli ainult üks heinaküün. Ja väikese paadiga hakati meid viima, meid oli umbes 30 inimest, mis pidime tulema koos paadiga. Ja hakkas viima siis sinna saare peale, aga see väike paat ei saanud võtta, kui ainult mõne üksiku. Nii see viimine kestis tükk aega ja meid viidi lõpupoole alles ema ja vennaga ja saime selle paadi peale alles, kuni kell oli vist kunagi juba 4:30 hommikul. Ja seal saare peal me veetsime siis kogu järgmise päeva. Ja see oli väga ilus suvepäev ja minu sünnipäev. Kui oli rünnak venelaste poolt Tallinnale, siis põles siis palju maju maha ja seal oli, kus mina elasin, see maja põles ka. Nii et meil ei olnud nagu, siis oli isa juba arreteeritud. Me ei teadnud, kus ta üldse on. Kas ta on viidud Venemaale või on ta Eestis vanglas. Ei olnud kuskil küsida ka mitte, sest keegi ei vastanud midagi. Mu nimi on Eha Tent. Sündinud Tallinnas 26. detsembril 1926. Minu risti ema
minu ristiema õde oli abielus Vompaga ja Vompal oli villa Meriväljal. See Vompa tuli meil järgi ja viis meid laeva peale ja see oli juba viimane aeg minna laeva peale, sest et front oli nii ligidal juba venelased. Ja linn pandi põlema kuidagi, linn põles kõik. Osa inimesi läks varjendisse laeva pealt, need, kes juba oli tulnud laeva, et edasi sõita. Ja need jäid sinna laeva peale ja need läksid ju mingi Saksa laeva peale said ja läksid Saksamaale. Ja meie tulime Vompaga siis siia Rootsi. Siis kui oli suur mere peal oli suur lainetus ja torm, siis ta seadis ju selle kompassi nii, et ta sai selle laeva, mis oli juhitud ju Saksamaa ju tegelikult konvois, sai ta sellest konvoist välja. See oli tema tegu, et ta seda tegi. Ja sõja ajal ta ju aitas inimesi osaliselt, nagu ma aru sain, väikeste paatidega Soom. Ja sealt läks ju osa edasi, tulid Rootsi. Vompa on hiljem ütelnud, et laeva oleks mahtunud palju rohkem inimesi. Aga ta ei saanud nii palju inimesi kokku. See läks nii kiireks see kõik, tähendab põgenis. Sakslased tulid või venelased tulid ju nii kiiresti Tallinna peale. Et ta ei saanud neid inimesi kokku, keda ta oleks tahtnud täpselt, aga ta ajas ju palju inimesi kokku igal juhul. Ma ei tea, kui palju neid laeva peal võis olla. 50 ümber kindlasti, kui mitte rohkem. See võis olla nii umbes õhtu kella 8 paiku. Ja seal pidi ju korraldatama konvoi, kus kõik laevad järjekindlalt pandi üksteise järel tähendab liikuma. Ja seal oli ju Muero, kes läks hukka, sest järgmisel päeval, siis kui juba hommik tuli, siis pidi olema. Me läksime nii hilja igatahes, et 11 või 12 sadamast välja, sest Tallinn põles kõik. Ja ainult tuli oli Tallinnas. Me midagi muud ei näinud Tallinnas. Augustiks septembriks oli olukord küll Eestis kujunenud selliseks, et Virumaa rannik oli juba langenud Punaarmee kontrolli alla ja põgenemiste kese nihkus järjest lääne poole. Nii et Lääne-Eesti rannik ja saared kujunesid selleks piirkonnaks, kust augustis ja septembris eelkõige tuhanded inimesed lahkusid kõikvõimalikel ujuvvahenditel lääne suunas. Paate oli päris väikeseid, aga loomulikult oligi natukene suuremaid purjelaevu, kuhu mahtus peale rohkem inimesi. Selles olukorras kasutati loomulikult ka lõpuks võimalust lahkuda Saksa võimude poolt pakutud transpordiga Saksamaa suunas, sest sidemeid, et leida endale rannast paat, kes on nõus sind üle viima, oli siiski raske leida. Nii et ka 10 000 inimesed lahkusid 1944. aasta septembris Tallinnast suurte Saksa transportlaevadega esialgu Poola territooriumile Gdyniasse ja Gdanski, kust nad siis suunati edasi juba Saksamaal olevatesse põgenikelaagritesse. Inimesed, kes ei olnud leidnud endale sobilikku transporti, liikusid rinde ees järjest lääne poole, nii et Hiiumaa ja Saaremaa kujunesid põgenemiskohaks ka sadadele nendele inimestele, kes rinde ees mandrit liikusid, üha lootuses leida endale mingigi võimalus üle mere pääseda. Paljudel see võimalus avanes, kuid 1944. aasta sügisel oli ka sadu ja sadu inimesi, kes jäid Hiiumaale ja Saaremaale lõksu ja otsisid siis pärast seda uuesti tagasiteed mandrile, et püüda oma elu võimaluse piires kodumaal jätkata. See laev oli viimane laev, mis seal oli, mis said võtta. Sellepärast, et venelased olid juba nii ligidal ja pommitasid ja see laev oli Punaristi laev, Muero. Ja seal oli juba täis
haigeid inimesi ja mu isa oli nii jällegi maksnud kellelegi, et lasevad meid sinna peale ja siis me olime seal peal ja kompsud olid ümber ja isa pani niisuguse teki nagu telgiks ja siis me istusime seal all, telgi all peal, kui vihma sadas, siis saime märjaks, aga olime laiva peal. Mu isa sai kuskilt need päästevestid ja mul oli kangesti suur ja mu õde oli nii, et pää tipp paistis välja, see vest oli suure inimese oma ja minu oma ka, aga pandi selga, pandi kõvasti ümber kinni ja öeldi, et sa ei tohi ära võtta seda. Ja kui me läksime, laev lõpuks lahkus, siis me seisime ja vaatasime linna ja Tallinn põles ja lennukid olid lendanud üle ja siis need tulepommid lasknud. Ja järgmine hommiku umbes, ma ei tea, see vist oli nii kell 10-11, tuli lennuk, lendas üle ja paistis nagu Ameerika lennuk, valge täht oli ja ta läks väga madalalt üle ja siis torpeedo tuli. Edasi oli, et väga kiiresti laev hakkas nii pöörama sinna poole ja paistis nagu kõik inimesed olid jooksnud sinna poole, kus see lennuk tuli. Mis juhtus oli pakid ja kõik kampsud, mis seal peal olid, hakkasid libisema sinna vee poole ja inimesed hakkasid libisema ja oli kole karjumine ja minu ema oli krabanud mind ja mu isa krabas mu õe ja nad kadusid ja siis kui ma hakkasin kukkuma vette, siis ma minestasin ära. Mu ema oli hea ujuja. Mu isa ei osanud ujuda. Meil oli kõik need asjad, vestid seljas. Kui nad laiva pealt kukkusid, siis mõni kast või midagi lõi neid pähe ja mu isal pea oli vist kõrgemal või suurem ja järgmises, mis ma mäletan, oli, ma ärkasin üles, ma olin emal ühel käe peal ja mu ema teise käe peal oli mu õde ja ta ei liigutanud, silmad olid kinni ja oli nagu magas. Mu õel oli suur sinine lapp oli siin nagu silma all või pool, mis ma nägin ja see oli kindlasti, mis ta tegi nii unconscious. Ja lõpus ta suri ära, võib-olla ta hingas vett sisse või anyway, ta ei ärkanud kunagi ülesse. Ja mu ema ütles, et ole vait ja ära nuta ja et ma hoian sind ja peame ära minema, ära ujuma kiiresti, et see laev ei tõmba meid alla ja kui ma vaatasin, siis laev kadus vee alla. Ja siis vesi oli täis inimesi. Aga meie siis olime sadamas, kui sadamas oli just üks lennuhäire. Kõik kõmandati laevadele, kajutitesse, päästevestid peale ja siis oli lennu ja mina ei näinud seda, sest me olime kajutis all, aga seal mürises ja rägises, mina hakkasin nutma, vanaema proovis mind lohutada ja et ikka see on ainult mürin, see ei ole midagi kardetavat ja nii. Aga sadamas see oli igal, meie laev jäi igal juhul trehvamata. Ei saanud pihta midagi, tead. Aga ma tean, kui me olime merel, siis üks lennuk tuli ja lasi niisuguse torpeedo meie laeva poole, aga see läks liiga kõrgelt mööda ja riivas korstent ainult. Laeva korstent, et sa ei saanud pihta laevale. Ja et meie tulime terve nahaga ära, aga paljud läksid ju põhja seal Moojaru ja
me jõudsime tolleaegne Kopenhagen, see oli siis Poola praegune Gdynia. Ja Kopenhagenis oli üks laev, mille nimi oli Verteland, mis käis Tallinna ja Kopenhageni vahet kogu aeg. Ta viis põgenikke ja haavatuid Kopenhagenisse, saksa põgenikke või Eesti põgenikke, sest meil oli ainukene luba oli Saksamaale sõita. Seda me saime teha, kuna seda me veel sakslased andsid loa, et sõita, aga ainult Saksamaale. Siis pandi meil sealt rongi peale ja et meid saadetakse Austriasse, Viini. Sest Saksamaal olid ju frondid hakkasid ju lähenema kogu aeg ja Saksamaa keskel oli ju kardetav, linnad pommitati ju kogu aeg ja sellepärast oligi, kui rong peatas kuskil linnas, ma mäletan ainult, siis tuli rong tühjendada, sest nad pommitasid rongi ka ja joosta siis lähemasse variandisse, mis linnas oli. See läks üle Dresdeni, see oli enne seda, kui Dresden pommitati kruusaks. Aga see enne seal vahetasime rongi ja läksime lõpuks Viini, nii palju ma tean, aga mis me vahepeal tegime, seda ma ei tean. Ma mäletan, et raudtee oli katki vahest, siis tuli jalakäija või mingisuguse auto lastiruumis või kuskil mujal või hobusevankriga, kui mõni talumees mööda sõitis. Ja nii kaua Euroopad jälle olid seal ootas teine rong, eks ole. Nii see juperdas kogu aeg läbi selle Saksamaa ja läbi pommitamise kogu aeg. Ja Viinis ma pidin isegi ära kaduma. Läksin ise oma pead perronile ja äkki olid võõrad inimesed minu ümber. Kõndisin seal ja ei leidnud enam tagasiteed ja hakkasin nutma ja jooksin seal ja siis tuli üks saksa ohvitser, ma mäletan. Võttis mu käe kõrvale ja siis ta sai aru, et ma olin eksinud kuidagi ja ma olin rongi peal, nii palju ta sai minust aru, minu ahastusest. Ja siis võttis ja kui rahvas oli natuke õrenenud perroni peal, siis käis ta pikki rongi niimoodi, et ma leiaks enda ema üles ja ema ja vanaema olid mõlemad siis seal ja ootasid ja siis ma jooksin kiiresti ema juurde ja vanaema juurde ja siis saksa sõdur lehvitas ja naeratas, aga vanaema jõudis talle kallistada teda. Mulle ta ütles, et see oli kaitseingel, kes oli maskeerinud ennast saksa ohvitseriks. Aga sel juhtul tuli kõva Vene pommitamine ja siis meie mõtlesime, kui ta laeva pommitab, et siis me läheme põhja ja läksime kaldale, aga see pommitamine jäi vähemaks ja me läksime laev tagasi, laev hakkas sõitma. Siis ma pidin midagi tegema, kuna mina olin servitröör. Siis ma pidin saksa sõduritele kohvi viima õhtul ja need oli omaenda grupp seal. Ja ma läksin, serveerisin nendele kohvi ja see oli kõik ja siis läksin magama ja järgmisel ööl või isegi sel ööl ma sain teada, et ma olen Roosivetes. Nii, ja siis meil laevas oli teisi inimesi ka ja oli, ma ei raske öelda, kui palju, ütleme 30, eks ole. Ja seal oli muide Eesti üks arst oma perega. Ja ma ei tea, kas arst rääkis mulle või, et selles kohvis oli magamisrohtu sees. Nii et saksa sõdurid jäid magama selle ajal, kui oleks pidanud Saksamaale keerama. Nii et ja seda ma sain alles teada järgmine hommiku. Ja seal ma siis olime ja paate veel me ei näinud, kuni lõpuks siis tegime, et oli üks mootorpaat kõrkjates, kõrged kõrkjad, siis sees ootas üks paat meid.
ja õhtu kell 9 siis hakati paati viima pärast lõunameid ja toodi ka üks daam, kes oli sünnitanud just äsja sünnitanud lapsega ja oli jalgadest halvatud katti paati. Nii et me alustasime sõitu kell 9 õhtul ja meri oli peegelsile. See oli siis 28. august 1944. Ja paat olevat siin ka varem käinud, seesama paat. Ja ta oli suures osas lahtine, et väike osa oli kinnine, kuhu me saime oma bagasi panna ja siis see daam, kes toodi pisikese lapsega, pandi ka sinna kinnisesse otsa. Kõik teised me istusime koos lahtises osas, külg külje kõrval. Pärast tuli suur torm ja siis me pandi presentkatus üle meie ja minu kohal tekkis üks auk, kust hakkas mulle siis vesi jooksma kohe ja sisse. Ja pärast tekkis ka vett põrandale, pumpad hakkasid tööle, siis jäid pumbad seisma, vahepeal jäi mootor seisma. Siis pöörati paat ringi, taheti vist kottadele alguses viia, kuid siis pidime põhja poole sõiduma, lained hakkasid vastu käima, paar viskus kogu aeg vastu vett. Ja siis oli lennukeid kuulda üleval. Nii et see oli üks ärev aeg ja me uskusime vahepeal, et meie kohale ei jõua, et me läheme siin põhja. Süüa ega midagi ei tulnud kõne allagi, eks ole. Nii me siis sõitsime, kuni lõpuks õhtul hakkas mingisugune rannariba paistma. Siis me vahepeal, juba isegi mina poisina hakkasin jumalat paluma vahepeal. Ja nii, ja lõpuks siis me nägime, oi, me kiske pääseme ja siis olime nii rõõmsad, et me nägime seda rannariba. Ja see lähenes ikka, tuli lähemale. Meri oli ka natuke vaiksemaks jäänud ja lõpuks siis saabusime ühele Kaljusaarele, mille nimi rootsi keeles on Svenska Högarna, aga seal on mitu saart, üks kõige välisem saarekene Svenska Högarna, kuhu me siis maabusime. Siis kui tuli hommikul valgeks läks, siis tulid Vene lennukid pommidega, tähendab mere peale. Ja siis oli Vompa ütles, et kui nüüd laeva peal tuleb, see on kaunis hea, seepärast, et tal olid bensiinivaadid olid kuskil laeva peal. Et see läheb ju kaunis kiiresti põhja, siis ei ole mingit kartust, et jääb vee peale kuskile ujuma või vigastatuna. Aga mina mõtlesin ju nii noor ja nii julge, nagu ma olin, ma mõtlesin, et ei, selle laeva peale ei tule mingit pommi. Ma täpselt ei tea ütelda, aga ma oletan seda kuupäeva, kui me siia jõudsime, tähendab, et see oli 26. See pidi 24. olema, kui me välja sõitsin. Ma ei ole kindel. No ja ma ei liikunud ju kuskil mujal kui seal kajutis, kus me olime terve öö, eks ole. Välja ei saanud ju minna ka, ei tohtinud minna. Ja järgmise päeva, kui olid lennukid tulnud, siis ei läinudki välja muidugi. Ja kui torm tuli, siis ei saanudki välja minna. Seal oli 2 saksa sõjaväelast ja 1 ohvitser sakslane. Ja rohkem ei olnud sakslasi, teised olid ju eestlased. Aga kes need kõik olid? Sellest ei ole mul mingit aimu tähendab. Ta kogu aeg õiendas selle kompassiga. Aga sakslane sai aru ka, et midagi on juhtumas, seepärast, et nad katsusid teda rohkem nii nagu purjutada, eks ole, seal, aga see oli vist väga raske, sest mul jäi arusaamine, et see saksa ohvitser oli ka kaunis kindel endas, aga temale midagi palju ei tehtud. Ma ei tea, kas seda kuidagi kinni seoti hiljem või kuidas, see ei ole seda ma ei tea. Aga ta anti üle ju, tähendab siin Rootsis otse kohe need 2 sõdurit ja tema see ohvitser. Aga Vompa oli tegevuses sellega, et ümber seada see pass, tähendab kompass. Sellega ta tegeles palju. Ta nagu vahepealt läks ära ja ma ei tea, kas ta ei osanud seda teha või oli ta ebakindel selles või tahtis ta niimoodi, et teha siis seda, kui see teine, tähendab sakslane, mitte ta ligidal ei ole. Ta tegeles nende 2 asjaga, kompass ja sakslane, see oli tema värk. Vompa teadis ju teed väga hästi siin. Tal olid ju kaardid olemas ja ta teadis täpselt, kuhu minna, ta läks ju Sandhamni otsa kohe. Laev oli Saksa miinikorjaja. Ja
need sõdurid või need meremehed olid, tõmbasid meid veest välja. Kui nad mind hakkasid välja tõmbama, mu ema karjus, et hilfe ja ema rääkis saksa keelt ka. Ja siis nad hakkasid mind välja tõmbama ja ma olin nii libe, et ma kukkusin tagasi. Ma olin nii pool sinna laiva peal juba, aga käsi läks lahti ja kukkusin tagasi ja siis mu ema hakkas karjuma jälle ja siis üks neid matrutseid tuli alla redelist ja võttis mind veest üles ja viis mind sinna. Siis ma nägin, et mu õde oli juba välja tõmmatud ja ta oli lamas seal teki peal ja nii seal põrandal ja ei liigutanud. Ja siis mu ema tõmmati välja ja ema nutis väga, et keegi peaks aitama mu õded ja kellelgi polnud aega. Ja isast mäletan, et see verehais oli nii tugev ja nii värske veri ja ta oli uimane, aga ta rääkis ja ütles midagi, et ole vaikne ja kõik on okei. Ja siis ta vist minestas ära jällegi. Aga siis ma läksin magasin ja kui ma üles ärkasin, olime sadamas Danzigis. Rootsi rannikule jõudnud sõjapõgenikele osutas Rootsi riik esmast abi, pakkus nendele süüa, juua, esmase ulualuse ja põgenikelaagrid. Eesti põgenikud jõudsid Rootsi erinevatesse sihtkohtadesse. Saaremaalt ja Hiiumaalt lahkujate jaoks oli kõige ligem tee minna Gotlandile, nii et Gotland kujunes nendel nädalatel olla kõige selliseks epitsentriks, kuhu Eesti sõjapõgenikud kogunesid, kus nendele esmast abi osutati. Rootsi politsei nad arvele võttis ja suunas edasi mandrile põgenikelaagritesse. Eesti sõjapõgenikud, kes olid esmalt jõudnud Soome ja 44. aasta septembris otsisid võimalust jõuda Rootsi, siis nende sihtkohaks kujunesid Rootsis Kävle ja Söderhamn, mis asusid üle Botnia lahe Soomele lähemal ja kust kaudu Soome valitsus aitas inimestel riigist lahkuda. Eesti sõjapõgenikud, kes olid Saksa transpordilaevade abil jõudnud sõjast räsitud Saksamaale, otsisid arusaadavatel põhjustel samuti võimalust sealt edasi liikumiseks, kuid sõja ajal olid need võimalused loomulikult väga piiratud. Oli küll neid, kes suutsid Saksamaalt lahkuda Taani ja Taani kaudu edasi liikuda Rootsi, kuid esimestel kuudel oli nende arv veel suhteliselt väike. Inimesed trügisid tohutult, rongid olid ju kuni laeni täis, kõik inimesi oli nii tohutult palju neid põgenikke. Ja vanaema ei saanud enam uksest sisse, surve oli nii suur seest poolt, et sealt ei saanud midagi enam, kui oleks ukse lahti teinud, see oleks inimesi välja robisend. Aga seisis ja oli õnnetu, väike vend oli süles ja ema oli sama õnnetu, aga oli trügi siis ennast ühe akna juurde, tegi akna avas ja meeletult hüüdis appi. Ja loomulikult kõikidel oli oma probleem seal perronil põgenemisega ja saada rongile ja keegi nagu ei noteerinud seda ja ei hoolinud sellest, vaid siis oli ainult üks grupp saksa sõdureid oli seal, kes niisama olid lihtsalt. Kuhu nad pidid minema ja miks nad seal olid, seda ma ei tea. Aga nendega rongi peale ei kavatsenud ei minna, vaid seisid seal perrooni peale, ajasid omavahel juttu ja siis nad nägid seda situatsiooni, seda ahastavat situatsiooni ja jooksid sinna akna juurde grupis. Võtsid selle väikse beebi, ulatasid emale, aken oli lahti, ulatasid emale. Ema võttis ta sülle loomulikult
ja siis võtsid nad vanaemalt ümbert kinni ja jalgadest ka ja tõstsid vana heidekese sinna akna kõrgusele ülalkehaga. Nii et ema ja mõned kaassõitjad said kinni võtta temast ja siis tirida läbi akna vagunisse. Ja nii saigi vanaemaga ja pere jäi ikka veel kokku. Kui me Viini jõudsime, siis saadeti meid põhja poole. Lintsi ligidal oli üks koht, mille nimi oli Vaksenberg ja see oli üks vana loss, paarkümmend kilomeetrit Lintsist lääne poole ja seal lossis oli siis korraldatud üks põgenikelaager. Laagri omanik või see juht oli üks veendunud natsi naisterahvas ja meile muidugi omavahel eestlased otsid, seal oli teisrahvusi ka, otsid ikka kokku ja et mis me siin natsipesas nüüd siis pääle hakkame. Me saime muidugi kohe kohvi ja võileiba, ma arvan, või midagi juua. Ja väga hästi võeti ju vastu. Aga meid viidi ju sealt Sandhammist ja otsa kohe, kus meid viidi. Meid viidi Stockholmi meid alguses. Ja Stockholmis pandi meid sauna ja pesti ära kõik meid nii puhtaks, et midagi peas ei ole liikuvaid tegelasi. Et kõik on puhas ja seal registreeriti meid ka esimest korda tähendab. Ma ei tea palju rohkem, mis nad küsisid õieti. Ma ei saanud aru, mis nad küsisid, aga nime ja kui vana ma olen. Ja saksa keeles ma oskasin ütelda nime ja kui vana ma olen, et mul on ema ja aga rohkem midagi ei tehtud. Sest keegi ei andnud üles, et mul on ema ja mu ema juures. No jah, ma olin 17 aastat, eks ole. Aga ma olin ju veel laps siis. 18 on ju siin täiskasvanud. Ja siis viidi meid Östermalmisse. Södertälje ja Östertälje on ju kaunis ligidal. Ja Östertäljes oli ju mingisugune laager oli. See oli vist see sõduritele mõeldud või meie saime igatahes seal laagris olla üks aeg. Ja siis sealt laagrist hakkasid ju osa minema erinevatesse kohtadesse Rootsis. Aga ma ei osanud oma emaga kuskile minna. Siis võileibu kõik ja me olime 4 ja mul oli ju talvemantel, kui mul oli 2 mantlit seljas. Ja kui ma püsti tõusin, siis ma ei saanud liiguda, ma olin nii raske. Ja tulime siis sinna maale ja käis peaga ringi ja olime nii kaua istunud ühe koha peal. Ja meil võeti väga hästi vastu, väga hästi. Seal mõned rääkisid ka saksa keelt, me saime saksa keelega hakkama. Ja siis pandi meid siis ööseks magama põrandale. Ja ainult miks need riie alla 2 tuppa, mehed 1 tuppa, üks majake oli seal 1 tuppa, teise tuppa. Ja nii me siis magasime esimese öö seal, aga see oli nii magus, et me magasime väga hästi hommikuni. Aga kui isa tuli, siis tema tuli Tallinna langemise päev enne Tallinna langemise, või oli see samal päeval, 22. septembril, kui Tallinn langes, lahkus tema Haapsalust mootorjahiga. Tema oli Haapsalu jahtklubi liige. Ta sai kasutada neid jahte, mis seal oli. Ja ta oli tihti oma kolleegidega sõitis välja vahel nende jahtedega. Ja tema tuli koos ühe oma kolleegiga, kes töötas ka Salona valitsuses. Ja 3. oli arst, doktor Suusööt oli tema nimi. Ja tuli arst, nemad 3 ja selle jahiga tulid siis. Ja doktor Suusöötil oli kaasas tema röntgeni aparatuur. Isiklik aparatuur ka selle jahi peal. Nemad alustasid sel päeval sõitu. See oli, ja meie olime ju siis juba laagris, läbikäigulaagris Lõuna-Rootsis ja olime väga mures, nägime, et torm, seal oli kattekatt, seal oli torm, no et meil Läänemerel ka torm, et kas isa tulebki üldse. Me ei teadnud ju midagi, ühendust mitte mingisugust ei olnud ju. Aga hiljem lõpuks saime siis teada, isa saatis teate kusagil teisest laagrist, kus ta oli, kus ta on, et ta on saabunud kohale.
Teise maailmasõja käigus lahkus Eestist hinnanguliselt 70–80 000 inimest. Et tänaseks päevaks me oleme suutnud kontrollida umbes 65 000 inimese andmed, välja selgitada nende sõjaeelse elukoha Eestis, mis annab meile võimaluse juba sellise esmase statistilise analüüsi baasil teha mingeid järeldusi, kes need inimesed olid, kes Eestist lahkusid, millistest piirkondadest. Need tulemused ei lükka iseenesest muidugi ümber seda tunnet, mis olnud ka varem, et põgenejate hulgas oli väga palju lääneranniku ja saarte inimesi. Statistiliselt kõige rohkem inimesi lahkus Eesti läänerannikult ja saartelt ja Tallinnast, kus lahkujate osakaal oli umbes 10% ringis sõjaeelsest elanikkonnast. Ja arusaadavatel põhjustel tunduvalt vähem inimesi lahkus Lõuna-Eestist ja Kesk-Eestist, sest teekond sõja ajal Sise-Eestist rannikule oli suhteliselt keeruline. Erandi selles moodustab võib-olla Tartu, kus inimestel oli võimalus ka raudteel liikuda Tallinnasse ja Tallinna kaudu siis Eestist põgeneda. Jah, ja kui me siin Rootsi tulime, siis viidi kõik erinevatesse laagritesse ja mind viidi Södertälje, siis ma tahtsin ruttu ära tulla ja ma olin laagris ligi, ütleme, 10-15 päeva. Kui ma läksin laagris välja, kõik ei ehmatanud, vaid mis sa ära lähed, kus sa lähed? Aga kui sa oled vangis olnud ligi 3 kuud, siis sa ei pea enam kinni sellest, et sul on müürid ja sa ei pea õhtul minema poodi ja niimoodi. See mulle väga istus rohkem väljas olla. Ja siis üks proua oli väga asjalik ja sai kuidagimoodi ühe mingisuguse vana raadioaparaadi kätte. See võttis BBC saadet sisse seal. See oli niivõrd ligidal, et see võttis sisse selle saade ja BBC saatis saksa keeles. See oli BBC Home Service ja see oli saksa keeles ja põhiliselt sakslastele saadeti, et mis te jamate siin, et vissake relvad ära ja niisugune propaganda moodi, eks ole, sakslastele. Et see oli saatuse sümfoonia, et sakslastele ja siis vanaema ütles mulle, Antu, kuule. Mina olin Antu temale. Antu, kuule, kuidas surm koputab sakslaste uksele. Ema ei tahtnud kuhugi minna. Ema nuttis ja mina tahtsin minna. Ja meil oli suur seen oli faktis selle. Ma mõtlen see, et mina ütlesin, et mina ei jää siia mitte. Me lähme Siberisse, kui me läheme siia. Ja ema kogu aeg nutis, tema ei saa kaasa tulla. Ja siis tuli Vompa. Ja ta tuli autoga, sest ta oli ju seal need sakslased olid käepärast, kelle auto oli. Ta tuli autoga ja tuli sisse ja ütles, et nüüd ei ole enam midagi rääkida. Nüüd on nii ligidal, et meil ei ole enam midagi mõtelda, kas jääda või mitte jääda, meil on ainult minna. Ja siis ema tuli igal juhul nuttes nii nagu ta oli, et kaasa tulla. Ja sellepärast jäigi mul niimoodi, et ema nagu ei tahtnud tulla ja mina olen tahtnud tulla. Ja ma olin väga seotud sellega, et me elame koos, et ma saan kuidagi viisi mitte teda aidatagi, või ta käis ise ka tööl. Aga et siiski keelega ja mul ei olnud nii nagu võimalust, et ma omaette oleks midagi tahtnud teha. Et ma pidin mõtlema ju ema kogu aeg kaasa kuskile.
ma eluaeg mäletasin, et kuidas mu õige välja nägi ja mul oli väga nii halb tunne, et mina jäin ellu ja tema oli parem laps kui mina, tema ei teinud nii palju pahandust ja ei saanud nii vitsaga ja ta oli hea baby ja tema suri ära ja mul oli alati halb tunne selle pärast ja